Metsite nurga toimetusi alustame ikka kaubandusvõrgust. Kõigepealt käime puumarketis ja siis otsime endale ka kinnitusvahendid. Me jätkame grilllaua projektiga ja selleks, et nüüd hakata sinna betoon alusele neid jalgu alla tegema, selleks võtame jälle kõige mugavama materjali, höövelbuss. Mõõtude valik on siin suur ja lai. Ma teen sellised tummised jalad 95x95 materjalist. Lisaks võtame 33x95 materjali ka, mis on siis sellisteks nii-öelda küljetükkideks. Mis on nagu lahe selle materjali juures on see, et kalibreeritud materjal on servad ümardatud, mis tähendab seda, et ideaalne materjal sellisteks kiireteks projektideks mingit lisatähelepanu ei vaja. Lõika juppideks, hakka tegema. Puitmaterjal on valitud kinnitusvahendite järgi, läheme loomulikult Hammer Jacki ja nüüd, kus nad siin samas Tallinnas käejala juures on, siis on see eriti mugav. No kruvide valik on loomulikult suur ja lai, kuna meie teeme selle grilllaua õue tingimustesse, siis kindlasti peaks olema roostekindel kruvi. Esimene kõige lihtsam valik on nanokattega kruvid, kenad pruuni värvi, sobivad hästi puiduga kokku. Neid ma siit ka endal kaasa võtan. See laud on mul plaanis teha selline üsna lihtne, et siin joonisel on tegelikkuses mul näha, et koosneb tavalisest 4 jalast, 2 nii-öelda sektsioonist. Üks saab olema selline kinnine kapp ja teine saab olema siis selline lahtine ala. See on siis see, kus see grill sees nii-öelda ripub, aga kus all on ka veel ruumi, et üht-teist võib-olla grillitarvikuid panna ja sättida. Nagu alati alustame sellest, et lõikame endal detailid kõigepealt välja ja kasutame selleks oma ustavat makita järkamissaagi. Ega see puidust sellise lauakarkassi tegemine nüüd midagi erilist ei ole. Plaanis nagu alati teha väike tappimine, nagu joonisel näha, siis me peame 2 küljest nüüd natukene materjali eemaldama nendel jalgadel. Ja selleks kõige lihtsam, kõigepealt me märgime täpselt peale, palju me teeme. Nüüd, kuna meil on kalibreeritud materjal, siis me teame, et üsna täpselt 95 on see nii-öelda mõõt, mis me siia peale peame märkima. Nüüd selleks, et siit need nii-öelda tapid või need süvendid välja lõigata, selleks me kasutame jälle järkamissae juures ühte kavalat nippi, mida ma tegelikult olen mitu korda näidanud. See, et siin on selline huvitav klahv või huvitav selline nihutatav väike stopper. Ja selle stopperiga me saame siis timmida saelehe täpselt teatud kõrgusele, nii et ta madalamaale ei lähegi, et ta jääb meie ette sätitud kõrgusele. Ja nüüd, kui kõik on õigesti tehtud, võiks meil siis detail kenasti sobida. Mulle tundub, et ta sobib ka. Aga seda asja on nüüd nähtud küll ja ka varasemates saadetes. Hoopis põnevam teema on see, mis toimub meie betoonlauaplaadiga. Betoon on minust natukene kaugem teema, selle lauaplaadi ju valas Priit ja tegelikkuses valamine oli alles esimene samm. Edasi oleks vaja nüüd sellest plaadist teha midagi tõeliselt ilusaks. Selleks ma olen endal Joeli appi kutsunud, kes on selle ala tõeline spetsialist ja tema teab, kuidas ühest sellisest pealtnäha betoonikäkist võiks saada ühe ilusa lauaplaadi. No kas sellest asjast, mis me siin oma silme ees näeme, tegelikult saab ilus asja? Kindlasti. Tavabetooni puhul tuleks lihvida kuskil 3-4 millimeetrit, teratsobetooni puhul, spetsiaalse segu puhul me räägime kuskil 2 millimeetri lihvimisest, mis tuleb siis sellest pinnast maha võtta. No meil on plaan teha sellest, eks ju, grilllaud, mis tähendab seda, et siia peale hakkab minema rasva, kindlasti läheb ümber mõni veiniklaas, siin on mingisugune jogurti marinaadis kanaliha võib-olla, mis
mis siia peale läheb ja nii edasi, et kas me saame tagada, et nüüd ikkagi kena välja läks laud? Selle kindlasti saab tagada, aga nii-öelda nende betooni kaitseainetega on ainuke see asi, et see asi tuleb ikkagi nii-öelda lähima aja jooksul ära koristada, et seda ei ole soovitatav jätta nii-öelda järgmise päeva koristamiseks, et kuna need betoonikaitseained ei võta ära nii-öelda betooni seda hingavust, ehk nad jätavad nii-öelda mingil määral ikkagi poori avatuks, siis ta mingi aja pärast ikkagi muutub imavaks see betoon nii-öelda. Hakkame vaatama, kuidas see töö edeneb ja kui tekib küsimusi, siis küsime veel. No nüüd on sellest mustast betoonikänak, kas see on mingi nagu hoopis teine toode, et see nagu ei olekski enam betoon? Eks ta ikka on betoon, ega betoonis ongi killustik sees nii-öelda ja see on nüüd nähtavale toodud, et tegelikult neid killustiku nii-öelda selle täitaine varianti on tegelikult väga palju ja väga nii-öelda erinevaid toone, eks, et nii-öelda meie valikus on võimalik tellida nii-öelda 30 erinevat tooni killustikku, lisaks kas ta nüüd on murtud killustik või ta on ümarkillustik, et vastavalt sellele ka tuleb nii-öelda ta nähtavale, lisaks on võimalik panna klaasi, metalli, mida iganes ja sisse ja kõike on võimalik nii-öelda lihvida. No teine asi, mida ma praegu näen, on see, et need augud on siit ära kadunud, mille pärast ma muret tundsin. No need nii-öelda lihvimise käigus, kui vahepeal nii-öelda pinda kasta, siis need augud täituvad selle lihvimistolmuga ja see siis omakorda nii-öelda pärast käiakse nii-öelda krautingu ainega üle, mis siis liimib selle sinna auku kinni nii-öelda. Et tänu sellele need augud kaovadki ära. Töö siinkohal siiski tegelikult ju veel lõppenud ei ole? Ei, see on alles tegelikult esimene samm. Jätkame. No mina ütleksin, et arvestades, kus me alustasime ja kus me praegu lõpetame, siis tegu oleks nagu kahe täiesti erineva asjaga. Alustasime mustast betoonist elemendiga ja peaks ütlema, et läigib kenasti. Läigib ilusti, jah. Et selles suhtes üllatavalt hästi tuli kivi nähtavale, tühja kohti jäi vähe ja nüüd on ta teratsopind. Et saab ka tavalise betooniga päris ägeda tulemuse, aga kui nüüd tõesti võtta kätte ja teha see veel päris sellest nii-öelda terratso betoonist, siis tegelikult ikkagi saab veel viia seda asja palju kaugemale. Kindlasti, jah. Et saab selle kivi veel tihedamaks, ehk see nii-öelda kivi tuleb rohkem veel esile ja jääb see tulemus nii-öelda, ma arvan, veel nii-öelda vastupidavam kui tavabetooniga tehes. No väga vinge, terratso betooniga saab ka igasuguseid värve ja muid asju lisada. Selleks korraks meistrinurk läbi, tore, et mul oli seekord abiline. Ise poleks mina selle asjaga küll kuidagi toime tulnud, ei ole ei tööriistasi, teadmisi ega oskusi, aga panin endale üht-teist kõrva taha ja mine tea, äkki teen ise ka kunagi katset.